Tervist! Kui räägitakse lihastreeningu positiivsest mõjust tervisele, siis peetakse tavaliselt silmas füüsilisi tervise plusse. Näiteks seda, et tugevamaks muutuvad luud ja lihased, aga tegelikult me teame tänapäeval väga hästi, et regulaarne treening jõusaalis mõjub väga positiivselt ka sinu ajule. Ma olen sel teemal teinud videoid ka varem, aga siis olen ma keskendunud üldisele positiivsele toimele füüsilisele tervisele. Aga täna ma tahaksin rääkida natukene täpsemalt sellest, kuidas täpsemalt kangi tõstmine sind teravamaks pliiatsiks muudab, ehk siis tuua välja 3 peamist viisi, kuidas lihastreening teeb sind sõna otseses mõttes targemaks ja vaimselt võimekamaks. Üks peamisi viise, kuidas jõutreening toob ajule kasu, on neuroplastilisuse ehk aju plastilisuse suurendamine. Neuroplastilisus tähendab lihtsalt öeldes aju võimekust muutuda ja kohaneda. Näiteks luua uusi ja tugevdada olemasolevaid närviühendusi ja soodustada ka tõenäoliselt neurogeneesi. Muuhulgas on aju plastilisus meie jaoks tähtis, kui me midagi õpime, näiteks jalgrattaga sõitma või mõnda uut võõrkeelt, või kui meil tekib ajus erakordne olukord, näiteks insuldi tõttu, mille puhul võtavad suurema neuroplastilisuse puhul terveks jäänud ajupiirkonnad lihtsamalt üle kahjustada saanud ajupiirkondade ülesanded. Lihastreening suurendab aju plastilisust peamiselt seetõttu, et see stimuleerib neuronite poolt BDNF nimelise valgu tootmist. BDNF ehk pikema nimega ajust pärinev neurotroofne faktor toimib tegelikult omalaadse, võiks öelda ajuväetisena, sest see soodustab neuronite kasvu, muudab need vastupidavamaks ja soodustab närviühendust ehk sünapsite kujunemist, parandades nii mälu ja õppimisvõimet. Meil on tänapäeval hea teadmine sellest, et lihastreening tõstab BDNF-i taset nii eakatel kui ka noortel täiskasvanutel ja kõrgema intensiivsusega lihastreening tõstab seda taset enam. Ehk siis, kui sa tahad muuta oma aju maksimaalselt plastiliseks, siis pead tegema lihastreeningut korralike raskustega ja regulaarselt. Lisaks BDNF-ile kergitab lihastreening ka teiste aju plastilisust tõstvate ühendite taset ajus ja üheks selliseks on IGF-1 ehk siis insuliinilaadne kasvufaktor 1, mis suudab lihastest toodetuna läbida keha ajubarjääri ja soodustab neuronite kasvu ja neuronite vaheliste ühenduste moodustumist. Ja meil on tegelikult tänapäeval väga hea teaduslik kindlus väita, et lihastreening tõstab insuliinilaadse kasvufaktori 1 taset ajus väga oluliselt ja näiteks keskealiste ja vanemate inimeste puhul on välja käidud soovitus teha lihastreeningut 3 korda nädalas, et see positiivne efekt oleks maksimaalne. Teiseks viisiks, kuidas lihastreening kognitiivset võimekust parandab, on mäluvõimekuse tõstmine. Ja me teame tänapäeval, et jõutreening jõusaalis mõjub väga suures mahus eakatel inimestel, aga olulisel määral ka keskealistel positiivselt igapäevasele lühimälu kasutamisele ja ka spetsiifilistele mäluvõimekustele, nagu näiteks töömälu, mis muide ei ole sama kui lühimälu, sest kui lühimälu hõlmab näiteks ainult ajutist info säilitamist, siis töömälu on omalaadne selline aktiivne mälusüsteem, mis võimaldab samaaegselt infot nii säilitada kui ka töödelda. Ja loomulikult parandab lihastreening mälu pikemaajaliselt, ehk siis tugevamad sidemed neuronite vahel ja parem töömälu tagavad, et sa saad oma igapäeva tegemistega keskmiselt paremini hakkama. Aga sellel on ka üllatavalt tugev ühekordne mälu parandav toime. Näiteks selles teadustöös tegid nooremapoolsed keskealised 1 korra üsna piiratud mahus jõutreeningut ja sellest piisas, et neil olid võrreldes eakaaslastega, kes seda ühekordset lihastreeningut ei teinud, 2 päeva hiljem teatud mälunäitajad märkimisväärselt paremad. Lihastreening parandab mälu peamiselt läbi positiivse mõju hipokampusele ehk siis sügaval aju sees asuvale piirkonnale, mis mängib võtmerolli õppimises ja mäluprotsessides. Ehk siis informatsiooni töötlemisel ja salvestamisel. 3. viis,
kuidas lihastreening muudab meid taibukamaks, on see, et jõutreening muudab üldiselt võimekamaks meie aju ja pidurdab ka vananemist. No, üldine ajuvõimekus on selline suht hägune mõiste, aga antud kontekstis peetakse selle all peamiselt silmas täidesaatvate funktsioonide võimekust, mille all me, kui nüüd tõlkida, peame silmas võimeid, mis võimaldavad inimesel näiteks sihipäraselt planeerida, otsuseid langetada, oma käitumist reguleerida ja üldiselt ümbritseva keskkonnaga kohaneda. Ja samuti paneksime me selle võimekuse alla oskuse igapäevaelus probleeme lahendada näiteks, hallata oma emotsioone ja hallata oma tähelepanu ja mis on väga-väga oluline tänapäeva maailmas teha nii-öelda mitut asja korraga. Ja näiteks selles teadustöös vaadeldi, kuidas mõjutab lihastreening 1 kord nädalas või 2 korda nädalas versus siis joogatreening ja pilates eakate naisterahvaste aju täidesaatvate funktsioonide võimekust. Ja leiti, et lihastreeningut teinud naised said hiljem läbi viidud Stroopi testis läbivalt paremaid tulemusi ja lisaks toimisid neil efektiivsemalt aju pidurdusprotsessid, mis on sellised olulised protsessid, mis on tähtsad vaimsel paindlikkusel ja näiteks emotsioonide reguleerimisel. Lihastreeningu aju vananemist pidurdav mõju on nii lai teema, et ma võiksin sellest teha 5-tunnise video. Aga üheks viisiks, kuidas jõutreening antud valdkonnas positiivselt mõjub, on see, et see aeglustab oluliselt vananemisega kaasnevat aju valge aine atroofiat. Mõistmaks, miks on oluline, peame me esmalt selgitama, et aju koosneb laias laastus 2 põhikomponendist. Hallollusest, mis sisaldab närvirakke ja vastutab info töötlemise eest, ja valgeollusest, mis koosneb peamiselt närvikiududest, mille peamiseks ülesandeks on ühendada erinevaid ajupiirkondi ja edastada närviimpulsse võimalikult kiiresti ja ilma vigadeta. Atroofia omakorda tähendab kudede kõhenemist, kahanemist või ka näiteks rakkude kaotust. Näiteks mina kui personaaltreener puutun tihti kokku lihasatroofiaga ehk siis lihaste kõhetumisega, mis algab keskmisel inimesel, kui ta ei tee regulaarselt lihastreeningut, muide juba keskmiselt 35. eluaastast. Ja see on selline loomulik vananemisega kaasnev lihasatroofia. Aga lihasatroofia võib olla ka tingitud näiteks mõnest vigastusest, mille tõttu inimene ei saa mõnda aega näiteks oma jalga või kätt liigutada. Aju valgeaine atroofia tähendab olukorda, kus närvikiudude vähenemine ja kahjustumine, samuti närvirakkude jätkeid katva rasvaine müeliini kadumine toovad kaasa halvenenud ühenduse ajupiirkondade vahel. Ja see meenutab, et seda nüüd illustreerida näiteks olukorda, kus sa mõtled, et vaataks näiteks Netflixist mõnda filmi ja sul on hullult kiire sülearvuti, aga su internetiühendus on väga aeglane. Ja siis tekib see olukord, et vaatamata sellele, et sul on hea arvuti ja vaatamata sellele, et Netflixist tulevad bitid ja baidid sinuni väga kiiresti, muutub pudelikaelaks internetiühendus, mis on väga aeglane ja siis su film jookseb kogu aeg kokku ja lõpuks ei tule sellest mitte midagi välja. Lihastreening aeglustab aju valge aine atroofiat ja see mõju on ennekõike eakamate inimeste puhul väga tugev ja see on seotud treeningmahuga. Näiteks 1 kord nädalas treenides ei olnud selles uuringus, mida me praegu näeme, see mõju statistiliselt oluline, aga 2 korda nädalas jõusaalis treenides juba absoluutselt oli. Tänase teema puhul on sulle ilmselt jäänud kõrva, et enne kõiki ja eriti suures mahus avaldub lihastreeningu positiivne mõju kognitiivsele võimekusele kõrgemas vanuses. Ja see on tegelikult ka tõsi. Samas, mida varem sa alustad regulaarseid lihastreeninguid, seda paremad on su näitajad siis, kui sa jõuad kõrgesse vanusesse ja teatud langus on tegelikult juba paratamatu. Seega, kui me räägime aju tervisest, siis noore inimese jaoks on regulaarne lihastreening peamiselt, kuigi mitte ainult, investeering tulevikku ja eakama inimese jaoks peaks olema kohustuslik, sest ükski tablett ei anna kognitiivse võimekuse osas nii head efekti kui see, kui sa oled hantlite ja kangiga BFF.
ja ma võiksin teha selle video tõepoolest veel 5 korda pikemaks ja rääkida veel väga põnevatest mehhanismidest, mis lihastreeningut tehes on su ajule kasulikud, aga tegelikult, no oleme ausad, me saame juba ka siia joone alla tõmmata, sest pilt on absoluutselt selge. Jõusaalis näeme!